Maaelujutud. Tere, hea maaelujutud taskuhäälingu kuulaja. Tänases saates räägime andmepõhisest põllumajandusest. Sellest, kuidas targad andmed võivad luua Eesti toiduainetööstusele, nii tootjale kui töötlejale täiesti uut väärtust. Mina olen Oliver Loit Metki innovatsioonitiimist ja meie tänase saate külaline on Hardi Tamm, Piimaklaster MTÜ juhatuse liige, kes on viimased 10 aastat tegelenud innovatsiooni koostöö edendamisega põllumajanduses. Tere tulemast, Hardi! Tervis! Teeme soojenduseks mõnusalt ja lihtsalt. Räägi meile natukene, mis on Piimaklaster ja mis ta teeb? Piimaklaster on ettevõtjate MTÜ, mille ülesanne on leida piimanduse sektoris, kuna ta nimi on ka, ütleb, eks ole, et ta on piimaga seotud. See tähendab siis nagu tarneahel on, eks ole, et ta nagu tootmisest tööstuseni välja leida uusi võimalusi lisandväärtuse saamiseks. Ja kui me nüüd selliste keeruliste sõnade kõrvale ütleme, siis et mida me selle all mõistame, see põhimõtteliselt tähendab seda, et me vaatame niiviisi 5-10 aastat ette ja püüame meie hinnangul olulisi küsimusi siis märgata ja sellega seotud tegevuste jaoks otsida, ma ei tea, lahendusi, mis me peaksime siis tegema või milliste ekspertide koos me peaksime töötama selleks, et me saaksime lahendusi leida ja me oleme algusest peale töötanud sellises töörütmis, kus meil on sellele ettevõtjate kogumile, kes on siis piimatootjad ja tööstused, et meil on natukene üle 20, ka valdkonna katusorganisatsioon. Selles ringis on siis ka partnerid, nii avalikud õiguslikud ülikoolid kui ka eraõiguslikud asutused, kellest me siis ühe või teise ülesande lahendamiseks moodustame töörühma nii üksikult kui mitmest vastavalt nende pädevusele ja siis nii oma vahendeid kui ka välisvahendeid kasutades püüame need tegevused kokku panna, aga lõpuks tähendab seda, et sa kõigepealt pead valima mingisuguse sihi, siis selle jaoks kontsentreerima vahendid, nii aja kui raha ja siis püüdma need ellu viia. Sellest elluviimisest saame kindlasti veel pikemalt rääkida. Mis ma veel tahtsin sissejuhatuse osas, et innovatsiooni koostöö, innovatsioon, sellised mõisted, mida ma arvan, et kõik saavad natukene erinevalt aru. Aga kuidas sina ise igapäevatöös defineerid innovatsiooni koostööd? Ma vaatasin üle, et kui me seda teemat alustasime kunagi, siis ma olen toonud sellise võrdluse, et kriis tuleb ja läheb, aga arenguvajadus on jääv. Ja me mõistame selle all ju seda, et kui ettevõtja teeb oma tegevusi, siis ta ju igapäevaselt lahendab muresid, mis talle ette juhtuvad, juurutab uusi tehnoloogiaid, palkab uusi inimesi, õpetab uusi välja. Aga me ütleme, kui vaatas natuke pikemat perioodi, siis mis me saame ka aru, et me peame mõnikord tegema mingisuguse täiesti uue hüppe, mis tähendab, et uue tehnoloogiaga tooma suure hulga, ma ei tea, uusi oskusi kaasa ja me saame aru, et selle asja juurutamine võtab meie jaoks mitte mõned nädalad, vaid võib-olla mõned aastad. Ja võib-olla see arengu näide on see, et kõik arengud ei ole sellised, kus me oleme homseks targad, vaid me peame tegema tööd mitu kuud või ütleme, et kui me võib-olla tavainimese tasandisse tagasi läheme, et kui me tahame olla kuidagi paremini liikuvad, siis me peame oma seda liikumisharrastust suuteliselt üleval pidama, järjepikku tegema, ma ei tea, 2 kuud järjest, ja öelda, okei, nüüd vist hakkas minema. Et ma pean pigem selliseid metoodilisi ja pigem pikaajalisi tegevusi silmas, et selles arengukoostöös me ei ole üldjuhul sellise rattaparanduse tüüpi asjadega tegelenud, sest osapooled, kes on kokku tulnud, on ise tublid, millega saavad ise hakkama. Aga pigem me peaksime vaatama neid asju, kus me pikaajaliselt peame lahendama ühte või teist küsimust. Nii nagu me näiteks siin viimastel aastatel, miks me räägime digitaliseerimisest näiteks, me räägime just sellepärast, et me ette vaadates hindame, et tööjõu probleem on kasvav
ja mis on siis need lahendused, on ilmselt, me peame ka tehnoloogiliselt muutuma. Ja selline arengu näide on siis seal näiteks kohane. Sa oled valdkonnas tegutsenud üle 10 aasta, et kuidas sul on see fookus muutunud aja jooksul, ehk siis millele sa tänasel päeval keskendud ja panustad kõige rohkem? Kui me alustasime, siis me panime tegelikult üles terve hulga ideid, millega võiks tegeleda ja tegime nendest ideedest konkursi, jah? Ja seal olid need ideed pigem teadlaste poole pealt tulid. Aga nüüd me oleme rohkem mida edasi valinud teemasid, mis on kas otseselt valuna kerkinud ettevõtjate poole pealt või on siis ettevõtjate aruteludest välja tulnud. Aga minu enda kuidagi sellise, mis ma siis on nagu unistusi või ihalusi kirjeldades, mul on olnud oluline, et kuidas me suudaksime seda innovatsioonitööd siduda igapäevase ettevõtte tööga. Sellisena, et ta annaks sinna juurde, ta päriselt võimestaks ja kui ma seda selgitan, siis ma just mõtlen seda sellisena, et ükskõik mida me teeme, me võime teha seda nagu hea meelega, vastumeelselt, vahel harva või püsivalt ja kõigest väest. Ja ma ise usun, et kui me suudame neid innovatsioonitegevusi siduda igapäevatöö juurde, siis me võimestame seda osa, mida nagunii tehakse. Ja me saame midagi selle käigus juurde, et see oleks ideaalne. Aga see tähendab seda, et me peame leidma õiged teemad, mis on piisavalt olulised samal ajal jälle. Me ei tegeleks nii-öelda jalgratta parandamisega, eks ole, aga samal ajal, kui me teeme mingit uut asja, siis näiteks tõhusus on üks, millega me oleme tegelenud. Ma toon näite, et me tegime siin viimasel poolaastal uue meie enda toote Wisecow Findi katset, millega me püüdsime aru saada, kas see, milleks me oleme püüdnud ta teha, kas siis see aja kokkuhoid on olemas. Ja selle me planeerisime 3-kuise katse ja kui me vaatame seda nüüd katsest eraldi, mis me tegime, siis me tegelikult tegime see klassikalist tõhususanalüüsi, kus me väga detailselt kirjutame üles, miks me teeme, kui palju sinna, mitu minutit läheb, mis on tavaliselt väga valuline tegevus. Inimesed tunnevad ennast ebamugavalt, keegi nagu kahtleks selles, mis nad teevad, eks. Aga meie selle katse juures inimesed tegid silmas ära, neil oli tore teha, neil oli huvitav, eks ole. Ja ma arvan, see võiks olla ideaal. Et me päriselt tahame saada paremaks ja me suudame seda teha ka huvitavas vormis siis me oleksime nii hästi, kui me unistame, aga alati me nii ei saa. Aga me otsime ka selles kohas, mis see õige on. Või kui ma mingist varasemast poolest vaatan, et kui me arvestame, et ettevõtjatel on järjest kiirem, et kui me oleme siis mingi uue asja valmis teinud, kuidas ta siis oleks ettevõtjale kättesaadav just selles ajapunktis. Kui me tegime kunagi sellise piimaklastri iseõppepäeva, kus me tegime selliseid minutisi või 2 või 3 minutisi videoklippe konkreetsete asjade lahendamiseks. Et võib-olla need asjad on võib-olla kõige huvitavamad, et kui sa siis leiad selle vormi, kuhu see teadmine peab olema pakitud, niimoodi, et ta oleks kasutatav. Et ta ei oleks selline, et kuskil on üks tähtis raamat, mida võib lugeda, kui sul aega on, aga sul ei ole kunagi aega, eks ole. Jah, muidugi ei ole aega. Ja meie innovatsioonitiim ka otsib pidevalt teemasid, kuulab, mis tootjad räägivad, mida nad soovivad, et millega siis tegeleda, millega aidata. Et kuidas sina oled lahendanud selle ära või mille põhjal sa lõpuks selle valiku teed? Sest kindlasti sa saad väga erinevad tagasisidet, mis on meie jaoks relevantsed teemad, tootjate jaoks relevantsed teemad. Ja kuidas sa lõpuks valid? Et kuule, okei, minu arvates võiks tegeleda sellega. Ühelt poolt ma ju räägin nende osalistega kogu aeg ja ma panen omale kõrva taha, mis on siis nüüd olulisem või vähem olulisem. Aga miks ma enne nimetasin, et me püüame tegelikult kontsentreerida oma tähelepanu natuke suuremate teemade ümber, et kui me valisime näiteks 5 aastat tagasi selle digitaliseerimise teema, siis selle käivitaja oli tulevikuprognoos, kus oli selge, et meil läheb igal aastal Eestis, ma ei tea, 10-15 000 inimest tööjõuturult ära, kui vaatame iga 3 aastat edasi, siis meil on vähem inimesi ja kui me paneme nüüd selle veel ka tähenduse keelde, mitte nagu faktina, vaid ütleme, et see tähendab, et meil on igal ettevõtjal, ükskõik millises valdkonnas,
on järjest rohkem inimestest puudus, kui me ütleme, et loomakasvatus on seotud, on intensiivne, tööjõu intensiivne tegevus, eks ole, siis me peame ette kujutama, kuidas me homme 3 või 5 aastase sammuga teeme oma tööd ära vähemalt sama hästi. Kui me täna teeme, eks ole, kui me ütleme, et meil on vähem inimesi, see tähendab, meil on vähem eksperdi silmi. Muidu öeldakse, et inimene, ekspert jooksis korra kuskilt läbi, kõik märkas ära. Aga meil homme ei ole seda. Et me tegelikult nagu selle kaudu pakime selle teema kokku ja siis me ütleme, et okei, meil on vaja digitaalseid lahendusi, meil on vaja digitaalseid tööriistu, meil on vaja andmed ära ühendada ja selle ümber me tegelikult koostasime need tegevused, eks ole. Kui me ütleme, et meil on lisaks andmetele ka konkreetsed tööriistad, kui meil Eestis piimandus on valdkond, millele meil on põhjust uhkust tunda, me teeme teatud asju kõige paremini, aga miks meil ei või olla siis kõige paremad tehnoloogiad? Kui meil on olemas Eestis tublid insenerid, tublid teadlased, miks me ei või seda koha peal teha, kui me suudame seda tähelepanu koostada, nendele asjadele koondada ja päriselt siis need esimeses etapist need asjad disainida, mida meil on oma kõige paremaks tööks vaja. Et võib-olla nagu see eristab just seda, et kui mul on tegemist võimekate inimestega, siis ma ei lähe tema iga päeva torkima, sellega ta saab ise hakkama. Aga me peame valima neid asju, kus me pikaajalises perspektiivis võiksime olla siis uute asjade otsingul ja need ei tule tegelikult niimoodi lihtsasti kätte. Et meil on ka teatud asjade ettevalmistus alati olnud eelnevad arutelud, kus me ütleme, et kas need teemad, mis me oleme nüüd nagu kirja saanud, kas need on tähtsad, kas me peaksime sellega tegelema, kas see on ettevõtjate asi või see on nii-öelda riigi asi. Ja mõnda asja me oleme ka koondanud peale teemade kokkupanekut, teinud koosolekud, kohtunud mingite teemade lõigus aruteludeks, jaganud laiali materjalid ja sellega lõpetanud. Mingit hääletamist, midagi sellist ei ole? Ei, ikkagi on. Lõpuks ikkagi me ütleme, et see osa on väga selge. Teemad 1, 2, 3, kuulge. Põhimõtteliselt küll, et me räägime läbi, kas see on oluline või mitte, kas see on teemad, kus me peame juurde otsima, kas on teemad, mis on vajalikud, et kui me vaatame oma viimaste aegade toimetusi, et kui me oleme näiteks märganud, et Eesti riik paneb väga suuri ootusi rohumaadest tulenevale liigilisele mitmekesisusele, siis kui nüüd sinna teemasse tähelepanu sisse vaadata, siis selgub, et meil puudub terves reas lõikudes kompetents täiesti. Ja nii ei saa. Et kui me ütleme, et meil on vaja ettevõtjal teha midagi paremini ja meil ei ole tegelikult mõõdikuid, mille järgi me ütleme, et nii, tegid nüüd paremini, elurikkus nüüd paranes või ei paranenud. Et kui meil mõõdikuid ei ole ja mõõdik tähendab minu jaoks seda, et see on kasutatav nii teadlasele kui ettevõtjale, kui meetmehalduses. Et siis me ütleme, et okei, see on meie ühine huvi. See ei ole nii-öelda ettevõtja kitsalt, vaid ka ettevõtja, teadlane ja ka ametnik. Et siis me töötame nagu kord ja kohus ja ütleme, et meil seda täna ei ole muud kui fakt, aga paneme nüüd 1, 2, 3, 4, 5 need sammud kokku, mis meil on selle asja saamiseks vaja. Ja siis me teeme koos tegelikult jutumärkis ülehomme oma asju paremini. Loomade heaolu ja karjatervise auditi programm. See on Eestis üsna ainulaadne. Et räägi palun, mis on selle programmi põhimõtted, miks see on oluline? Räägi meil natuke sellest programmist. See oli meie eelmise tegevusperioodi üks selles mõttes mõjukamaid lapsukesi, aga miks ma rääkisin teemade valimisest? Me tegelikult panime seal kokku veterinaaria ja loomakasvatuse komponendi ja majandusarvestuse, mis on ettevõtja jaoks tavaline, aga selgus, et käsitlusena oli uudne. Ja tolle konkreetse töö eesmärk oli koostada karjatervise protokoll ja need katsetada ära 5 erinevas Eesti farmis 2 aasta jooksul koos majandusanalüüsiga. Ja me näitasime selle käigus, et ennetusele keskendumine viib olukorrale, kus loomatervis läks paremaks, ravimeid kulus vähem ja piimakvaliteet tõusis. Ehk selle tulem oli see, et me saime lihtsustatud öelda tolles hetkes, et me suutsime ettevõtte tõhusust tõsta seal kogu selle kamba peal umbes 5%, mis on päris suur muutus.
ja noh, me tegime seda tegelikult ikkagi ainult 2-aastase katsena, et noh, sealt tulevad ka need jutud sellest pikaajalisest mõjust, et seal me ka nägime, kui palju sisemisi rutiine me tegelikult peame hakkama nendes samades farmides, mis tahavad muutuda, on ju, aga mis on need pikad tegevused, millega me hoiame siis nende rutiinide muutusel tähelepanu, see on päris tülikas. Aga noh, me nägime, et metoodilised tegevused viivad muutusele ja siis me andsime selle tulemi peale selle omavahel jagamist ka ettepanekuna Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja selle pealt kirjutati loomade kõrgema heaolu meetme alused, mis tähendab seda, et kui me nüüd meie jaoks oli seal 4 lõiku, tänases karjatervise protokollis umbes 6, aga noh, ütleme see, kuidas me liigendame ühte või teist, on juba nagu valik. Aga see võimaldab meil sisuliselt öelda, et meil on väga süstemaatiline ülevaade loomade tervisest ja sellega looma heaolust. Et ühelt poolt me teeme midagi paremini, aga teiselt poolt me ka selle käigus saame öelda, et me ka kaitseme seda valdkonda lihtsalt pahatahtliku sõna eest. Et kui me vaatame täna neid ettevõtjaid, kes seda programmi rakendavad, ja Eestis suurem osa täna seda ka rakendab, siis me saame öelda, et noh, me oleme mingisuguse hulga tööd metoodiliselt ära korraldanud, et öelda, et meie piimatoodete tootmine on usaldusväärne ja ka nii-öelda piimatööstus saab kirjeldada, et noh, nii-öelda samm 1, 2, 3 selle arenguteel on tegelikult hästi valvatud ja kui me ütleme, et noh, et ega loomne toore kuskile ei kao, noh, siis me saame ka öelda, et meie oleme omalt poolt teatud sammud astunud, et see läheks edasi ja toimuks võimalikult mõistlikul viisil nii loomade mõttes, ettevõtja mõttes, et ega me rohkem ei saa. See, et riiklik meede tekkis, on ka minu meelest üpris unikaalne. Eks võib-olla võid jagada, et kuidas see riigi ettevõtja koostöö, kuidas see protsess sujus, kust selle saite? No, see oli ettepanek, mida me tegime põllumajanduse kalanduse arengavasse 2030, et noh, mis me saame tegelikult teha siis looma heaolu arendamisel ja tegelikult ei olegi muud kui ainult, noh, kui sa valid metoodilisi tegevusi, siis neid mõtteid on suhteliselt vähe, aga jah, võib-olla Eesti väiksus või ütleme selle ka osapoolte valmisolek kuulata neid mõtteid ära, on selles mõttes ainulaad, et tavaliselt ei ole niimoodi, et ettevõtjad pakuvad välja mingisugused tegevused, mille tulemusena kehtestada kõrgemaid nõudeid, et see pigem käib nagu teistpidi, et selles mõttes ma arvan, et me saame öelda, et me oleme midagi ära teinud selles kohas, kus me oleme tõesti tublid ja julgeme siis ka oma neid kõrgemaid standardeid kehtestada. Et see on tegelikult vahva, aga samal ajal ka see kõrgema heaolu meede ka rahastab nüüd ka ettevõtjatel täiendavaid metoodilisi muutusi, et ega see ei käi nüüd ka niimoodi, et sa plõksti oled homme kindlasti nüüd kohe väga palju parem, et see käib nagu, aga et sa saaksid siis pikaajaliselt oma muutusi ellu viia, et see on 5-aastane programm, mille käigus siis ettevõtja võtab omale kohustuse teatud tegevusi teha, igakuiselt looma tervise andmeid edastada, et see on, kui me võrdleme muu maailmaga, siis see on väga mahukas andmestik, mida me täna kogume. Et see on täiesti tõsiselt võetav, nii palju kui mina tean. Neid andmeid on kogutud tõesti palju, neid on palju, et mis nendega veel võiks teha või kuidas neid veelgi efektiivsemalt kasutada? Andmetega on niisugune lugu, et me tavaliselt paneme andmete kogumisele mingisuguse eesmärgi. Miks me neid oleme hakanud koguma ja ajas me siis äkki taipame, et kuulge, et nendega saaks veel midagi teha. Või kui me vaatame lihtsalt seda andmete kogumist, siis tavaliselt nii on läinud. Aga loomakasvatuses on andmete mõttes küll niimoodi, et meil on, see on
üsna hästi reguleeritud valdkond, ehk meil on väga täpselt teada, mis loomad need on, kus nad on, kes on nende omanik, mis on need elukeskkond ja nii edasi, ja neid andmeid kogutakse süstemaatiliselt, mis tekitab olukorra, kus kõikide järgmiste aruannete küsimine ettevõtjalt võib olla absurdne, sest tegelikult need andmed on korra juba esitatud, aga seda võimekust, et me saaksime neid andmeid uuesti kasutada ilma neid sisse löömata, saab tekkida siis, kui me ütleme, et nii selliste õigustega inimene saab teha oma andmetega neid asju. Ja see on jälle üks koht, kus ma arvan, et seda valmisolekut on vähem, sest osad inimesed ei kujuta seda ette lihtsalt ja seda ei saa neile ka tegelikult võib-olla alati pahaks panna. Aga see oli üks meie eesmärke, et kui meil on tegevused, kus me selgesti näeme, et samad andmed tuleb esitada uuesti, siis me peaksime saama olukorra, kus me võtame need samad andmed automaatselt ette ja esitame nad siis sellest eelmisest aruandest välja tõmmatuna ja me selles samas digitaliseerimise tegevuskavas eraldi tegime sellise suure ülevaate, et millistes kohtades ettevõtjad andmeid kasutavad, nii taime poole peal kui looma poole peal, kus nüüd nii-öelda programmide vahel andmed liiguvad automaatselt, kus nad liiguvad käsitsi. Ja ütleme see, mis me puudutab nüüd näiteks nagu looma osa, siis seal suures plaanis andmed jagunevad kahe suurema andmebaasi vahel. Üks on põllumajandusloomade register, mis on PRIAs ja teine on siis põllumajandusjõudluskontrolli andmebaasid, mis on nagu laiem andmestik looma tervise ja päritolu kohta. Ja siis meil tekkis hüpotees, et aga tegelikult on meil teatud kohad, kus me saaksime neid kasutada niiviisi ühe näpuklõpsuga, nagu me täna, ma ei tea, näidis on võib-olla nagu värava avamine, et kui vanasti oli niimoodi, et kummal pool väravat istus üks inimene, kes küsis, et kes te olete, miks te tulete, miks te üldse siin olete ja kas ma ikkagi peaksin teile selle värava avama. Et täna on siis niimoodi, et sa valid oma telefoni pealt numbri ja või kaamera näeb sinu autonumbrit, eks ole, ja tegelikult see tõkkepuu tõuseb automaatselt. Et samaväärselt on loomalõigus olemas info, kes on need isikud, kellel on õigus nende loomade kontekstis midagi teha. Ja see viis meil oli eraldi üks töölõik, mis oligi andmete ühendamise pilootkatsed, mida me jagame täna 3 erinevasse suurde lõiku ja üks neist lõikudest oli loomade utiliseerimis teenuse digitaliseerimine, kus osapooled on tegelikult ettevõtja, loomaregister ja riigi poolt selleks ellu kutsutud ettevõtte Vireen ja seal sisuliselt me selle pilootkatse käigus piimaklasteri initsiatiivil sai kirjeldatud see mõistlik töövoog, kus enne oli väga palju sellist korduvat tegemist ja paberite väljatrükkimist, mis oli täiesti ebaoluline. Kus nüüd on täna niimoodi, et sisuliselt kui loom on hukkunud, siis ettevõtja peab korraldama selle utiliseerimise, see on selle seadusega pandud kohustus, kui ta selle registreerib korra, on ta siis teeb seda EPJ poole peal või PRIAs, siis ta selle sama näpu klõpsuga sealt ütleb nii, ma soovin tellida ka veo ja selle pealt võtab temaga ühendust juba Vireeni pool ja kuna selles olukorras tegelikult saatelehte täitmine ei ole vajalik, siis seda nüüd enam ei täidetagi. Me saame need samad andmed tööle, aga kui me sisuliselt vaatasime, et selleks seda teenust korraldada, meil oli vaja saada omavahel kõnelema 2 PRIA registrit, meil oli vaja tekitada andmevahetus aktsiaseltsi Vireen ja PRIA loomaregistri vahel, siis seal oli ikka suur hulk veenmist. Ja teine pool oli ka siis see, et lõpuks piimaklaster korraldas nii-öelda pilootkatse tegemise. Aga Vireen omalt poolt, kes lõpuks on selle toote omanik, rahastas omalt poolt ka selle toote sündi ja me nägime, et kui me selle nüüd olime ellu kutsunud, siis kõik need, kes on hakkasid kasutama, kuidas see enne võimalik oli. Et see ongi täpselt see koht, me saame nendest teenustest aru ja sellest aja kokkuhoiust aru siis, kui ta on meil kätte antud, muidu me julgeme ainult unistada. Ja me nägime ka selle käigus, et näiteks ka need hukkunud loomad, kes ka enne
oleks pidanud olema utiliseeritud, aga võisid jääda tähelepanuta. Nüüd kõik need süsteemid on digitaalselt tehtud, siis ka need ilmuvad välja, et kuulge, kuhu see nüüd loom jäi. Et selles mõttes seal ei ole jälle nagu see üks osapool ei võida, vaid võidavad tegelikult mitmed. See on hea näide ja kuidas mingitest andmehulkadest ongi tekkinud mingi praktiline projekt, mingi lahendus. Et kui rääkida veel natukene andmetest ja strateegilisest visioonist, et sa oled ise ka öelda, et piimaklastri tegevus jaguneb 8, et on see strateegiaarendus ja tootearendus. Et milline sinu meelest on see suur visioon, et kuidas teha andmetest raha üldse? Et ühest näitest me praegu nagu rääkisime juba, me küll rahani kohe veel jõudnud, seal kindlasti on see raha ka sees, kulu kokkuhoid ja kõik asjad, efektiivsus, aga jah. Ma võtan seda järgmise näite kohe, et seda väärtusloomet saab vaadata kitsamas lõigus ja suuremas lõigus. Ja ütleme, minnes nüüd selle näiteks sama selle karjatervise protokolli või looma tervise jälgimise juurde tagasi, siis me tegelikult selles ju toonases pilootprojektis ise olime veendunud, et karjatervise jälgimine tähendab rahalist säästu. Aga me ka mõistsime seda, et kuna tegemist on pikaajaliste protsessidega, siis tuleb neid asju ka visualiseerida. Ja miks me seda ütleme? On see, et rahavaade on tavaliselt juhi vaade. Looma tervisevaade on spetsialisti vaade. Nii, ja nüüd on niimoodi, et kui juht seda rahavaadet ei näe või spetsialist õigel hetkel ei näe, siis nad tegelikult nagu natuke räägivad üksteist mööda. Ja seetõttu meil jääb sellest tulemust jääb saavutamata, kui me räägime ettevõtjatega, mis nad teevad, siis selle asemel, et terviseandmeid kasutada otse arvutamises, tegelikult tehakse seda arvutust läbi raamatupidamise. Et me korjame mingid asjad kokku, siis teeme arvutuse raamatamise kaudu uuesti ja võib-olla tekib siis olukord, kus suhteliselt lihtne ülesanne läbi nagu mitmekordse sisestamise ja viivituse tehakse kohmakaks, tülikaks, veala avatuks, eks ole. Ja see proaktiivsus, mis meil on, võib minna kaotsi. Et me tegelikult vaatame nagu päris pika viivitusega ja kui ütleme, et see muutus, mida me tegelikult tahame juhtida, ei tule paari nädalase tööga, siis ta muutub abstraktseks ja libiseb käest ära. Ja see, mis me nüüd ka selles samas andmete katsetamise piloodis tegime, me võtsime vissukese andmestu, nii nagu vissuke seda kuvab EPJ programm, ja me kirjutasime seda otse seostena välja, et kui sa näiteks siin võtad oma loomade poegimisiga või mingisugust terviseprobleemi, me tekitasime enam-vähem kõikidele asjale taha alternatiivkulu arvutuse, et sa näeksid seda, et kui sa nüüd teed seda või ei tee, mida see siis rahas tähendab. Ja see tähendab ju rahas aasta lõigus või natuke pikemas perioodis, et sa ei arvuta mitte ühte päeva. Ja meie mõte oli see, et kui ettevõtja nüüd tahab, ta sisestab sinna oma numbrid. Aga see tabel alati arvutab. Isegi siis, kui nagu me võtame, ma ei tea, näitena keskmist piimahinda või kuskilt uuringust pärit mingisugust hinnangulist kuluväärtust on ju, aga et me oleksime suutelised lihtsasti korraldama oma tööd ja see nüüd jällegi viitab sellele varasemale asjale tagasi, aga kui me ütleme, et meil homme on inimesed, kes ei ole nii suured eksperdid, nagu anna talle need tööriistad. Ja võib-olla teeb tegelikult oma töö jällegi sama hästi ära, eks ole. Kui tegid eelmised, kes olid võib-olla erakordselt suured eksperdid, et kuna me saame täna teatud asju palju kergemini korraldada, kui me neid ette võtame ja too lähtus sellest, et me saame, kui me oleme juba EPJ andmed kogunud, me päriselt paneme sinna juurde ka arvutused, see on jälle üks osa sellest tööst, mis me saame teha. Meil tegelikult jääb veel see põhiprobleem, mis on nende ettevõtjad teenendavate programmide suutmatus ühenduda üksteisega. See on veel endiselt lahendamata, need teenused üldiselt on kehvad, need ühendused on peaaegu võimatud, nad tegelikult tegelevad ise endaga ainult. Et selles mõttes on seal veel suur hulk minna, aga jällegi, kuna meie selle tehnoloogiline areng on jõudnud nii kaugele, et me oleme suutelised juba neid vaheprogramme siin kirjutama. Ja ma usun, et kui me tahame seda teha, siis see kõik on võimalik, et selleks peab olema lihtsalt selge, et me tahame neid teha. Sa praegu, parandamine, kui ma eksin, sa rääkisid sellest, et kuidas
siis loomade tervis võrduks raha, ehk siis tööriist nagu ettevõtjale, et ta saaks Loomakasvatajale ta saaks näha kohe. Jah, just. Okay. Kuidas see praktikas nagu päriselt töötab? Ta panebki mingid terviseandmed sinna sisse või? Et no, tõime selle sama näite, et meil on suur osa Eesti piimakarjast on täna seotud selle sama karjatervise auditiprogrammi andmekogumisega, eks ole. Kui sa need andmed oled kogunud, siis tegelikult see tabel töötab kogu aeg. No, sinu asi on lihtsalt vaadata. Jah, ei ole mingi lisatöö, vaid ongi, kui sa juba teed seda asja, siis sa saad ka näha tegelikult seda, et kuidas see looma tervis võrdub lõpuks rahas. Just. Või no, mis tähendab ka nagu valimata valik või noh, et me peame nagu neid valikuid ka tegema, et vaata, alati me ei saa kõiki asju täna ette võtta. Aga noh, kui meil on ka silma ees, mida see siis tähendas, siis me võiksime saada olla paremini valmis või saame ette mõelda, millist muutust või milliseid vahendeid või milliseid inimesi või kuidas iganes see ettevõtja tolle hetke valik on. Aga see võiks olla üks võimalus. Ja sealt edasi tegelikult tuleb ka osa, mida me võiksime vaadata nagu Eesti toiduainetööstuse suure pildina, kus kui me ütleme, et looma heaolu on kasvav küsimus globaalses olukorras, kus tarbijad nõuavad selle kohta infot. Kui me vaatame, kuidas seda siiamaani on korraldatud, siis seda üldiselt korraldatakse eraldi peetavate kvaliteediprogrammidega, mida peavad üleval pigem tööstuse poole kulud ja me oleme teistes riikides näinud, et selle programmide ülalpidamine on kallis. Et tegelikult see niisama lihtsalt ei tule. Ja kui me ütleme, et Eestis on nüüd selline erakordne näide olemas selle KTP programmi ja meetme näol, me saame öelda, et tegelikult Eestis toimub üsna arvestatav jälgimisprotsess, me esitame riigile andmeid ja see ülekanne nüüd võiks toimida sellisena, kus me sisuliselt summeerime need andmed ja esitame riigi templiga. Kui kolmas osapool on kontrollinud, siis ta tegelikult on usaldusväärne ja me võiksime põhimõtteliselt nagu piimaringi põhimõttel need samad andmestud võtta uuesti kasutusele. Me oleme nüüd meetme jaoks seda korra kasutanud, võtame samad andmed, paneme natuke võib-olla teistmoodi vormi ja võtame tööstuse poole pealt kinnituseks, et rohepööre teemade venimisel on võimalik meil näidata vastutustundlikku käitumist, eks ole, mis on väga tähtis, ja teha seda mõistlikul viisil. Meie see sama termin Digital Nation, osad inimesed mujal maailmas on juba aru saanud, eestlased on nagu imelikud, aga nad on mingites kohas usaldusväärsed, eks ole, või väärib jälle proovimist. Ja me võime sellega väita, et meie tööstuste tarneahela kontrolli ulatus on teistest parem. Ja me suudame seda andmetega tõestada. Ja see on nüüd lahendus, mis vaatab jällegi ette, kui me ütleme, et eelmine lahendus on auditipõhine, siis kui me nüüd elame andmete ajastul, tõejärgsel ajastul, siis ma väidan, et auditid peavad asenduma andmete jagamisega, aga me peame tegema seda viisil, mis on meile ka jõukohane. Ja sellega me võiksime pakkuda ka teiste riikide vastutustundlikku loomakasvatusmudelit. Me ei osale rahupesas ja me saame näidata, et kui auditi suudab keegi ära petta, siis aegrida ta tegelikult petta ei saa. Ja meie näide tuleb nüüd sellest, et kui see karjatervise programmil põhinev kõrgema heaolu meede käivitus 2023, siis meil on 1 aastane aegrida juba olemas täna, kus on iga kuu antud andmed ja kui me nüüd võtame teiste riikide näited, siis me näeme, et loomaheaolu programmide haaratus maailmas on üsna madal tegelikult, kuigi see on nagu üks väärindamise viis, ta piirdub seal paari programmiga, et siin Skandinaavia on natuke kõrgemal 2-3 ja kui me siia paneme vastu, et Eestis on haaratus 80%. Meil on 96% loomadest on osaleb jõudluskontrollis, väga kõrge haaratus, meil on väga head eeldused. Küsin ainult vahel, et me räägime praegu sellest, et kui olekski näiteks mingi riikliku templiga, ma ei tea, sertifikaat, et näed, need ettevõtted, need järgivad selliseid, ma ei tea, sellises programmis on, koguvad selliseid andmeid, loomade tervis, kõik see ja see, et see on nagu Just, et me räägime, et kui meil on siin
sertifikaadid nagu ESG, mis on nagu see vastutundliku käitumise sertifikaat, kui vaadata, mis seal on alati loomajaluses, kui me võtame, ma ei tea, Global Animal Partnership või Welfare Quality Protocol, mis on nagu need erinevad kvaliteediprogrammid, eks ole, ta on selle laadne, aga kui me vaatame sinna sisse, milliseid ridu siis tegelikult, milliseid küsimusi küsitakse, siis me saame öelda, et aga me liigumegi täppismõõtmine pluss proksi, et teatud tingimustel oletamine, mis võimaldaks meil sisuliselt tekitada elektroonilise sertifikaadi. Mis tähendab seda, et me oleme igal ajahetkel valmis. Ja see on selles mõttes täiesti ennekuulmatu, et tavaliselt seda riigi komponenti kunagi ei kasutata. Aga miks me ei või? Et kuna see mudel põhineb jõudluskontrolli formaadil, mis on kõikides riikides ühesugune, seal on lihtsalt rohkem ridu, aga kõik saavad aru, lihtne asi. Eks? Ja kui me ütleme, et me paneme nüüd riigi komponendi ja ettevõtja komponendi kokku, mida peab nagu ettevõtja komponent andma riigile juurde, ta annab juurde andmekvaliteedi kontrolli ja kvaliteedikontrolli printsiibid, millega riigipoolne andmestu läheb ka paremaks. Ja riik annab kinnituse, ma olen andmed saanud, ma olen andmed kontrollinud, eks ole, ja sisuliselt me saaksime tekitada olukorra, kus meil on olemas täiesti jätkusuutlik looma heaolu hindamismetoodika. Ja sarnaselt, ma ei tea, e-valimistega, mingit muude asjadega on suur hulk inimesi maailmas, kes üldse sellest aru ei saa. Aga jällegi, kui me ütleme, et kuidas me korraldame seda asja tõejärgsel ajastul, ma ei näe muud viisi. Aga ma tõesti tahaksin, et kui me oleme pingutanud, siin meil on väga tublid ettevõtjad, et me suudaksime neid kulutusi kapitaliseerida. Ja see tähendaks sisuliselt seda, et kui tööstused saaksid vähemate audititega sisuliselt läbi, eks ole, sest nad oleks iga hetk olemas. Nad saaksid iga hetk olla valmis neid andmeid avama, nad võiks jagama, nad võiksid olla valmis ka võib-olla, ma ei tea, kiiremini mõnel eksporditurul toimetama, mis eeldab jälle koostööd riigiga. Me peaksime ka seletama, et kui sõbrad, meil on see asi olemas, meil on niisugune riigipoolne kontrollisüsteem, mis selle tagab, eks ole. Aga ta on samasugune, nagu me teeme mingisuguse muu ISO auditi oma olemuselt. Kui see tempel on juures, nüüd riiklik tempel, kas Eesti tootja võiks oma toodangule kõrgemat hinda ka saada küsida? No vaata, teoorias öeldakse, et kui me võtame nüüd need sertifikaadi näidised, on see siis nüüd nagu mahe või kõrgem looma heaolu või antibiootikumi vaba või mingi muu, et tegelikult seal on konkreetned asjad, mida me saame väita nende asjade alusel. Ja teoorias öeldakse, et need programmid on kõik kallimad, jah. Et sisuliselt, kui me vaatame, et oletatakse, et see on niisugune 20-30% kõrgem hinnatase. Väiksel Eestimaal me peaksime vaatama, kuidas meie vähemalt osa meie toodetest maksaks rohkem, sest selle pealt me saame siis järgmisi tegevusi teha. Ja ma arvan, et see võib-olla sobiks ka selles mõttes sellisesse üldisesse koostöömudelisse, et poliitikud saaksid oma bürokraatia vähendamise komponendi täidetud, ettevõtjad saaksid elektroonilised sertifikaadid ja kiirema ärilise käitumise ja loodetavasti siis me saaksime kõrgemat hinda ja paremat marginaali õnnelike lehmade piima eest. Siin on, minu jaoks tuleb siia kohe selline turunduslik küsimus ka juurde, pluss kliendi käitumise muutmine, et kohati, et kuidas teda motiveerida, on ju ostma seda sertifitseeritud, seda templiga nagu toodet, kuidas seda eelistada. Et kas sa näed, et kas tööstused on valmis minema kaasa sellise nagu andmepõhise loo või sellise templi turundamise meetodiga, et kasutama seda enda turunduses, et näed, meie toodang on sertifitseeritud, heaks kiidetud, selle tõttu me küsime kõrgemat hinda ja loodetavasti ka siis klient, tarbija on nõus nagu maksma selle eest. Minu arvates see põhimõtteline valmisolek on olemas, aga me peaksime seal ka alati meeles pidama, et kui me võtame nüüd piimatooted, siis osad neist lähevad, eks ole, müüki Eesti turul, osad lähevad eksporditurul, osad lähevad ka pooltoormena müüki. Ehk me peaksime aru saama, et kõikides ostutehingutes ei ole maksimaalset väärtuspakkumist, nii või naa ei ole. Et kui näiteks osa Eesti piimapulbrist läheb kuhugile arengu abiks, ta võib olla nagu tehinguna meile väga hää tehing. Suures mahus, süstemaatiliselt läheb näiteks, aga ilmselt ta ei ole võib-olla samaväärne, kui tehakse mingisugune hää tehing mingisuguse suure šokolaaditootjaga, eks ole, kes ostab nagu kõikide, justkui tõesti, kõikide ridade, kõikide maksimaalsete nõuete täitmist ja maksab selle eest natukene kõrgemat hinda. Et ma arvan, et seal me peame seda meeles pidama, aga tegelikult üldised nõudmised kasvavad ja kui me vaatame neid
nõudmised, mida esitavad ka poeketid ka Eestis, kui vaadata näiteks, ma ei tea siin, mida esitab oma nõudmistena, ma ei tea, Coop või Selver või Rimi või kes iganes, Lidl või mõni suurem kett kuskilt mujalt maailmast, et noh, see on see koht, et meil tegelikult nõudmised kogu kasvavad. Aga noh, kui me nüüd ei digitaliseeri oma teatud protsessi ja ei proovi neid andmete ärakasutamist sinna punkti rakendada, siis me hakkavad üle jõu käima need nõudmised on ju. Ja siis me oleme surutud tegelikult kogu aeg nagu odava pakkumise lahendusse. Ja sellepärast ma arvan, see on niisugune pikaajaline vaade, et need ei tule kindlasti niisuguse mõnekuise tööga. Aga ma näen, et meil on eeldused olemas, ja noh, kui me vaatame neid kogemusi, mis me oleme saanud näiteks siin e-maksuametiga või paljude muude asjadega, suur osa inimesed maailmas peab absurdiks seda, kui kiiresti toimub meil täna maksu deklareerimine. No, et meil on terve rida asju Eestis, mis me oleme juba ära teinud ja ma arvan, et me peaksime seal teema jätkama. See on jah, kus ennegi ütlesid, et tegelikult see e-Eesti maine on juba maailmas vaikselt levinud. See on olnud pikaajaline mäng, mis me oleme mänginud, me oleme taht positsioneerida ennast kui e-Eesti, e-Estonia. Et see on samamoodi tõenäoliselt pikaajaline vaade, kus lõpuks see toob meile selle turu eelise, et näed, loomade heaolu, Digital nation, digital food, eks ole. On ju, kõik on nagu hästi. On ju. Võib-olla need asjad ongi sellised, kus sa pead ise natuke ka julgema teha. Või ütleme, et kui meil oli siin praegu hiljuti oli ka selline, ma lugesin siin mingisugune pahandus, kus arutati, et kas me saame kuskil restoranis nõuda, kus see liha on tulnud. Tegelikult see on selle sama süsteemi teine rida. Põhimõtteliselt sama süsteem suudaks igal ajahetkel suhteliselt kerge vaevaga anda vastuseid, kui me tahame ise toetada ka oma enda söömas käimisega kohaliku toorme kasutamist, see on võimalik, aga siis tuleb ka teha. See on, jah, eks see oleneb ka, kellega sa suhtled, mis ringkondades sa liigud, aga mulle endale ka tundub, et see on trend, kindlasti lääne poolt juba aina rohkem, et inimesed tahavad teada ja küsivad ka ja restoranides ka, et kust see liha on tulnud, kuidas teda on kasvatatud, mis talle on sisse toidetud. Just. Et see huvitab inimest, et mina isiklikult ka vaatan väga seda, et kui ma saan valida kas Poola veiseliha või Eesti veiseliha, siis ma olen natukene kõhklevam Poola liha osas. Ma ei tea kindlalt. Ma tean üpris kindlalt, kuidas Eestis veiseid kasvatatakse. Et isegi kui seal ei ole seda rohemärki juures, siis ma tean, et ikkagi üldjuhul need on rohumaa veised ja on ju grass fed, grass finished, on ju nagu öeldakse. Et okei. Et need on need kohad, kus me tegelikult saame teha ja nende digitaalsete tööriistade arendamisel me saame järjest rohkem neid nõudmisi, mida meil sama, nagu sa küsisid, osad ütlevad, et ma ei tea, tarbija küsib, et kas see loom, keda ma nüüd söön, kas ta on ikkagi rohumaal kasvanud. Aga kui me vaatame, millised täiendavad kinnitused tuleb siis tarneahelasse anda selle jaoks, et see oleks usaldusväärne, siis nende kinnituste andmine mõnikord on erakordselt valuline. Siis me peame täitma pabereid, siis me ei usalda, kõik muu on ju. Ja see on nende programmide mõte, et ma võin tuua teise näite, et kui me siin koos Eesti Tõulooma kasvatajate ühistuga lõpetasime just eelmisel aastal karjatamise ja karjamaade halduse prototüübi arendamise, mis on mõeldud eelkõige lihaveise kasvatajale, jah? Et tema saaks oma tegevusi teha võimalikult lihtsasti, seal hulgas, ütleme näite, et see, et sa nüüd teed omal portsjon karjatamist ja see, et sul see süsteem ütleb, nii sa võid seda hulka looma hoida seal nii mitu päeva, selle käigus maha kukkunud sõnnik on nii mitu NPK-d, see on ka juba kirjas. Sa ei pea seda arvutama, vaid seda teeb. Meil on olemas täna võimekus neid asju teha, eks? Ja. Siis selle sama käigus ma saan öelda, et kui see ettevõtja kasutas seda programmi, siis me saame see sama andmete ühendamise käigus ka need garantiid, mis on meil tööstuse poole veel vaja, et need on nüüd rohumaadel kasvanud, nii mitu päeva oli rohumaad, eks? Me saame need tegelikult juba otse põhimõtteliselt andmete jagamise kaudu ära teha. Ja see oli ka see osa, mida me kirjutasime omale selle digitaliseerimise tegevuskava sellise hüüdlausena. Et aruandeid ei kirjutata ja aruandeid ka ei loeta, vaid jagatakse andmeid selle asemel. Sest meil tegelikult teatud kohtades ei ole vaja neid aruandeid ka lugeda. Aga me peaksime püüdma mõtestada, et millistes olukordades me peaksime neid andmeid siis liikuma panema, et tekiks sellest siis väärtus. Ja võibki selguda, et ma justkui teen kõik sama asja, on ju. Aga selgub, et äkki nüüd läks kallimaks.
minu tegevus läks väärtuslikumaks. Ja minu meelest see on ikka tore, et muidu tavaliselt on see, et tegin, ei tea, ikka on samamoodi, on ju. Ma kujutan ette, et tootja ongi, nagu me rääkisime, ega kellelgi ei ole aega siin mingit hullult lisaasju teha, lisaraporteid lugeda. Tal oleks hea meel, kui ta saakski kohe selle soovituse või mingisuguse otsustustoe, mingisuguse lahenduse endale kätte, et nii, nende andmete põhjalt tundub, et on X ja Y, võiks teha 1, 2, 3 näiteks. On ju. Ja see, millest sa korraks rääkisid põgusalt, ma saan aru, et see on nagu üks nende andmete põhjalt veel loodud lahendus, mida sa tõid. See vist oli Beefestist. See on Beefesti nimeline rakendus, kus me püüame, me paneme nüüd kokku karjamaade halduse ja karjatamise, paneme kokku kõikide muude looma andmetega, sest me jällegi, kui me vaatame ka teisi riike, tavaliselt tehakse eraldi tünnides, siis on selle andmete ülekandmine igavene peavalu, eks ole, aga me ütleme, me tahame teha seda koos. Meil on juba kõik need andmed, mis mul on looma päritolu, tervise, need mul juba olemas, me paneme siia juurde, ehk me teeme seda Eesti mõistes siis koos liisuga, eks ole, kõik andmed, mis on liisus, aga põhimõtteliselt see karjatamine on edaspidi, kui on ka mingisugusel piimakarja kasvatajal vaja, need andmed on seotavad samamoodi, eks. Aga nüüd me paneme sinna juurde ka taimiku andmed, põllumassiivide andmed, ehk kui sa oled registreerinud, et mul seal Rohumaal kasvab need kultuurid, siis me teeme oma arvutusi lähtuvalt sellest kultuurist ja paneme sinna juurde ilmateate ja järelikult tahame öelda, et kui sa nüüd sellele alale panid, siis sa saad nii mitu päeva seal karjatada näiteks, aga seda asja jällegi ei ole enne tehtud. Et see on jälle see koht, kus meil on julgus, et kuulge, aga ettevõtja peab ju tegelikult neid ülesandeid haldama. Nii. Aga miks ta siis ei võiks kasutada, kui ta on ausalt jällegi deklareerinud nii-öelda põlduregistris, et tal on selle ala peal kasvavad need kultuurid, selle peal nood. Miks ta peab hakkama siis uuesti jälle, sülitame pihku, ja hakkame jälle tippima, milleks? Ja need on need kohad, kus on oluline, et me neid asju proovime ja see, mis ma sain ka võib-olla selle Vireeni ja loomade utiliseerimisahela digitaliseerimisega kogemuse on see, et kui me ka õpetame nüüd neid andmebaaside omanikke, et meil on päriselt vaja neid andmeid kasutada uuesti. Siis me vaatame, kas nendel regulatiivsed aktid näiteks selle andmebaasi määrus, milleks seda andmeid tohib kasutada, kas need lubavad üldse kasutada. Et võib-olla me mõnikord oleme ka liiga ülekohtused, et me ei saa neid kasutada, et kui täna need on riigi hallatavad registrid näiteks, siis me peame kontrollima, et need õigused nende kasutamiseks oleks olemas, aga sinna juurde, mis me peame ütlema, et kuidas toimub see õiguste haldus. Et kui minul on õigus nende loomade, nende deklaratsioonide, nende massiivide üle midagi pärida, minul kui selle konkreetse eraisiku või riidelisikuga seotud konkreetse persoonil, eks ole. See on jällegi tehniline ahel, mida me peame hoolega kontrollima, aga minu arvates seal on võimalik seda teha viisil, mis viib jällegi vähemale bürokraatiale ja jällegi seal on ka riigipoolne võit. Et mida rohkem me need andmeid kasutame, seda rohkem tekib ka näiteks, kui on vaja mingit asja järelevalvata, see ametnik ei lähe kohale. Me anname talle teatud tingimustel juurdepääsu, ta saab vaadata ja ka seal on aegrida. Et mõnetes kohtades meil on selline tunne, et me peaksime alati seda inimkontrolli rakendama. Me peaksime seal ka mõnes kohas mõtlema, et võib-olla need kogemused, mis me oleme saanud näiteks nende aerofotode kasutamisel, on võimalik ka neid laiendada, ehk ka, miks ma sellest koostööst räägin, et seal toimub kulude kokkuhoid nii ettevõtja poole peal kui riigi poole peal, ehk me teeme selliste üksikinvesteeringutena ära olulised arenguks vajalikud sammud, mis hiljem jooksvaid kulusid võimaldab ikkagi hoida madalad kõikidel osapooltel. No mis sa arvad, mis muudatusi süsteemi vaja oleks, et nii-öelda ettevõtja ja riigi vahel see asi paremini sujuks praegu? Meil eelkõige on vaja julgust neid asju teha ja ütleme, minu senine kogemus võib-olla sunnib ka välja pakkuma, et meil on teatud kohtades tekkinud ka ametnikel võib-olla üleliigne hirm. Kuna kõik kritiseerivad, kõigil on vaba suu ütlema kõiki asju halvasti ja siis terve hulk inimesi, nad lihtsalt ei taha, et neid kritiseeritaks. Kui nad ka ausalt teevad,
ja võib-olla me võiksime osade asjade korraldust jättage innovatsiooniprojektidele. Et noh, piimaklaster on üks näidis, aga ma arvan, selliste katseteemade juhtimise võimekust on meil Eestis rohkem. Et lepime kokku, teeme osad asjad ära innovatsiooni koostöö vormis, kus me ütleme, et osad asjad võivad ka nässu minna selle käigus. Ja selle käigus ka need osalised, kes seda teevad, peavad õppima, kuidas me korraldame katse seda osa, mis ebaõnnestub. No, ja mina nägin seda küll, et kui ma ütlen, et kuule sõbrad, mis on nüüd plaan B, C, G, D, F selliste juhtudel, mis juhtub siis, kui juhtub. No, aga seda ei ole kunagi andmebaasi haldajatele õpetatud. Aga mis ma kritiseerin neid? Parem teeme ära selle, teeme katsena läbi ja teeme ära. Et mulle see niisama undamine ei meeldi. Et siis me saame proovida ka neid asju, kus ma olen täitsa kindel. Sealt sünnib ka nendel inimestel, kes võib-olla üleliigse kritiseerimise kartuses jätavad mõned asjad ütlemata, ka nendel on kindlasti häid mõtteid. Ja mulle tundub just see, et kui me saaksime kätte rohkem neid lahendusi, kuidas teha, et me ei paneks energiat sellele, et me kuulame tundide viisi, kuidas ei saa teha. See paneb mind õlgu, et ma tahaksin ainult, et kuidas saaks teha. Et see viib edasi ja ma arvan, et seda rahaga, miks ma ütlen, me oleme oma töös kasutanud palju ka Euroopa toetusmeetmete raha ja me leppisime all kokku, see on õpiraha. Õpime koos innovatsiooni tellima, innovatsiooni korraldama, oma enda inimeste julgust õhutama sellega. Ja ma arvan, et see, mis me oleme saanud, ongi tegelikult sellest, et me oleme julgenud ka ametnikele öelda, kuule, näe, vaata seda, mis sa arvad, kes ole ettevõtjad, teadlased omavad arutavad. Et minu usk on küll olnud sedapidi, et ma tõesti olen jätnud alati viimase sõna, meie asjades jääb alati ettevõtjatele, samade MTÜ liikmetele, nende otsus on alati viimane, kõige tähtsam, aga asjad sünnivad koostöös. Et see oleks võib-olla kõige mõistlikum, et siis on meil rohkem jõudu, kui me proovime ühiste asjade jaoks nagu ühes suunas astuda. Siis saab. Vaikselt hakkame lõpusirgele jõudma, aga sa rääkisid ka, et piimaklaster proovib alati tulevikku vaadata, pikalt tulevikku. Et kui sa ise ka mõtled ja Eesti loomakasvatus 10 aasta pärast, et milline võiks see ideaalstsenaarium olla? Ma ei tea, kas see on ideaalstsenaarium, ütleme, et see, mis me täna oskame öelda küll, on see, et me oleme siin ise arendanud ka ühte tooteperekonda, mida me kutsume targaks lehmaks, ingliskeelse nimega Weissgau, kus me saame öelda, et me oleme suutelised praktiliste rakendustega farmi tööd tõhustama loomade otsimise kontekstis kindlasti vähemalt 60%. Et sellelaadsed nutikad seadmed peaks tulema juurde, meil on sellesama põlvkonna, sellesama tooteperekonna sees terviserakendus, kus me mitte ainult vasikate jälgimine, kust me alustasime kunagi naha alla pandava kiibiga, oleme suutelised kaardistama ka loomastressi, sealhulgas ka transpordistressi, palju muid asju, kus ma arvan, et nende samade nutikate tehnoloogiatega me oleme suutelised ühelt poolt jätkuvalt tõhustama, sest see on vältimatu nõudmine tootmist, teiselt poolt ka kaitsma. Et kui ma ütlen, et me ise loome neid tehnoloogiaid, siis kas sa kujutad ette, nähed kuulutust, et kulge, et see farm seal, otsime omal töötajad, kes tuleks ja chatiks vasikatega. Mis mõttes? Aga tehniliselt need sõnumid, mis me saadame, on ju meie enda seada ja kui need on siis nüüd nagu mitte vasikatega chattimine, vaid muude loomadega chattimine, et mida rohkem me neid loomi uurime ja nende tehnoloogiatega töötame, seda targemaks me saame ja see võib-olla avab ka seda sektori atraktiivsust täiendavalt nendele inimestele, kes võib-olla loomi armastavad, aga teatud asju natuke kardavad, eks ole. Et ühelt poolt ma arvan, see täiendav atraktiivsus sektorile, et me võiksime saada sinna inimesi, kes tegelevad andmeanalüüsiga või võib-olla rohkem ka turundusega. Et mina ei saa aru, miks me rohkem ei turunda näiteks vasikate silmi. Minu meelest vasikatel on väga ilusad suured ja ilmekad silmad, eks ole, ja kui me oleme suutelised ka tõestama,
et meil on loomadel õnnelik elu, noh, et siis me kindlasti saame seda osa jätkata ja kuni loomakasvatus kestab, me saame seda ka kaitsta, sest erinevalt sellest juhuslikust arvajast, kui ma tean 24/7 kogu looma elukaare kontekstis, milliseid lahendusi täna keegi ei paku. Meie sellele pretendeerime, et kuidas tal siis läheb, milline see täpselt see terviseprofiil on olnud, siis mul on piisavalt palju infot, et seda teha, neid uusi tehnoloogiaid, kus inimesi on vähem, või ütleme, et me peame arvestust iga inimese sekundi üle, et noh, see võib-olla on järgmine koht, kus kuna meil on vähe inimesi, siis iga sekund on tähtis, siis millised asjad me saaksime üle anda teistele tehnoloogiatele, mis võiksid inimese asemel seda teha, et noh, ma usun, et see robotiseeritus kindlasti kasvab. Ja noh, üks osa, mis ma näen veel, mis on meil täna ilmsesti kasutamata, on see, et meil on näiteks sama selles rohumaade ja selles ressursis on siin terve hulk teemasid, kus minu arvates väärtusloomet saaks kasvatada, just nagu jätkame selle mõttega, et kui sa oled sellises Eesti nurgas sündinud, kus sa oled sündinud, siis loomakasvatuse, taimekasvatuse kombinatsioonis on võimalik ka edaspidi leiba saada ja osad tegevused muutuvad lihtsalt kogu keerulisemaks. Et noh, see, kui vaatame mõnides kohas räägime, et noh, meil on põlvkond 1.0 või 2.0, et noh, kas sa oskaksid öelda, et noh, farmi mõttes mitmes toode see meil praegu võiks olla, et noh, me siin mõnikord oleme naerunud, et see on X0, eks ole, et noh, et see, me ei tea enam, millal on ju, et kui farmi osaks täna on ka näiteks biogaasijaam ja meie ülesanne tegelikult on biogaasijaama kasutades mulda taastoota, sõltub, kuhu sa oma selle näppu paned oma tegevus. Et selle mulla taastootmisel kõik, mis me teeme, on selle sihiga, et see algne substants oleks suuteline meid teenima ja meie liigiline mitmekesisus, mis meil siin Eestis siiski olemas veel täitsa on ja päris heas seisus siiski, et me saame seda edasi arendada ja noh, selles pildis, miks me selle teemaga tegeleme, on ikkagi ka lisaks ettevõtlusele kogu toidujulgeolek, oluline regionaalne mõõde, et me suudame kõike seda elus hoida. Et noh, ma arvan, et selles mõttes see osa ettevõtlusest on puhtalt ka selle regionaalse mõõtme taga ja kui see on elus, siis püsib ka regionaalne elu alles. Ja lihtsalt kuulajatele, et me mainisime siin Wisecow ja Beefesti, et kindlasti me siin enne salvestamist juba rääkisime, et sel teemal peame eraldi rääkima pikemalt ja võib-olla ka lõpuks, noh, ma ise räägin viimase ajal AI teemadest väga palju, et võib-olla sealt saab mingid siukseid arutelusi ka teha, oleks huvitav kuulda. Aga jätame selle järgmiseks episoodiks. Ma annan veel võimaluse sulle lõpetuseks, Hardi, et kas tahaksid veel midagi kuulajatele öelda? Võib-olla lihtne on see, et elus saab proovida kuidas ühte või teist asja annab nagu ära teha. Et mina julgustan ikka kõiki alati katsetama ja leidma seda optimismi ka enese sees, et see kindlasti viib edasi. Ja noh, meie saavutused, mis me oleme siiamaani teinud, on koostöös tulnud. Seda tasub usaldada, isegi siis, kui ma vahel ei saa aru, kas see teine tüüp, kes sai aru, mis ma rääkisin. No, aga minu meelest koostöös saab, et seda võiks julgustada igal juhul. Hardi, aitäh sulle, aitäh, et tulid külla, jagasid oma teadmisi, kogemusi, nii et järgmiste salvestamisteni siis. Aitäh!